Tere taas suusarahvas! Seekordses tunnis võtame ette vabatehnika. Erinevad sõiduviisid, erinevad harjutused, kuidas siis sõiduviise ja tasakaalu suuskadel parandada. Vabatehnika puhul on sõitmine kogu aeg ühel jalal. Keha raskus viiakse ühelt suusalt teisele. Suusk võiks minna lume peale täistallal maha, lapiti. Ja tõuke hetkel keerame sisekandi suusal natuke siit sisse. Tõuge jalaga toimub kindlasti täistalla pealt. Kui klassika tõukes me nägime sellist asja, et meil üks jalg liikus siit teisest taha, oli ka seal täistallalt tõuge, aga nüüd proovime hoida selle saapakanna tõuke hetkel võimalikult suusa peal. Ja tõuge toimub küljele. Terve aeg hoiame jalad ja suusad V-tähe kujuliselt. Suuski me paralleelseks uisusammus ei too. Terve aeg on V-tähe kuju, keha raskus pendeldub ühelt jalalt teisele ja selliselt keha raskuse viimisega ja jala natukene ette viimisega saame me suusad libisema ja ongi meil uisusamm käes. Nii, alustame vahelduvtõukelise uisusammuga. Kui käärsammul klassikas ei tohtinud suusad libiseda, siis siin vastupidiselt. Suusad libisevad. Raskus ei lähe täiesti jala peale, natukene jääd kahe jala vahele, vaheldumisi käed tõukama, vastas käsi, vastas jalg. Seda vahelduvtõukelist uisusammu on kasutada hea järsematel tõusunukkidel. Soobib hästi matkamiseks ja hea kerge kasutada. Tõusuvariandi puhul tõukavad nüüd 2 kätt korraga. Nagu vahelduvtõukelise uisusammu puhul tõusuvariandil me ka täiesti jala peale keha raskusega ei lähe. Keha raskus jääb natukene 2 jala vahele siia. Suuskade mõttes sisekandid lumel. Tähtis oleks jälgida, et suusad libisevad kogu aeg. Me ei astuks tõusu peal suuski kinni. Nii, ühe jala peal tulevad käed ette ja teise jala peal käed tõukavad taha. Kui nüüd vaadata eestvaates seda, siis ühe käe peal on nagu seda keharaskust rohkem, et kepid on natukene viltu. See, kummale poole nüüd see kellegil mugavam on, see tõenäoliselt tuleb välja harjutuste käigus. Võib sõita mõlemale poole, kes õpib mõlemad variandid selgeks väga hästi, saab vahetada. Nii, nagu poisid näitavad, esimene sõidab vasakule poole, teine sõidab paremale poole, et mõlemale poole on seda asja nagu võimalik teha. Võibki alguses proovida ühe kepiga ja teise kepiga, siis on tõenäoliselt näha, kumma jala peal see kepp ette läheb. Ja siis selle nii-öelda tõusupoolse käega võiks vabalt harjutada ainult ühe kepiga sõitmist. Järgmisena paaristõukeline ühesammuline sõiduviis. Iga paaristõuke kohta tuleb üks jalatõuge. Suusad on meil ikka kogu aeg V-tähe kujuliselt ja nüüd on vaja küll see keharaskus võimalikult hästi ühele jalale üle kanda. Et meil oleks libisemisfaasis siin jala peal keharaskus. Proovime mitte üle kaalutada ennast. Hoiame püsti, nina, põlv ja suur varvas. Ühele joonele siit. Ühelt jalalt tõuge, teisel jalale juba tõustes on uuesti kepid ees. Tuleb järgmine tõuge. Nagu ka paaristõuke puhul oli, et käed võiksid olla õlgade laiuselt. Õlast käed vabalt ette viia. Järgmisena paaristõukeline ühesammuline sõiduviis. Iga paaristõuke kohta on üks uisusamm. Nii, siin viime keha raskuse nüüd täielikult jala peale. Kui saavutad ilusti suur varvas, põlv, nina, ühele joonele, on hästi. Proovime mitte üle kallutada ja siia 2 jala vahel raskust ei jäta. Jala peal käed on ees. Tõukad, tõused teise jala peal üles, juba käed ees. Selliselt. Tempo variant, jalalt jalale variant, nimetusi palju.
kasutataksegi sellisel siledal maal või hästi kergetel laugetel üles osadel. Nii, viimase sõiduvariandina täna võtame paaristõukelised kahesammulised. Iga paaristõuke kohta 2 jalatõuget, ühel jalal käed ees, teisel jalal käed taga. Käetetöö on hoogne, hoogsalt ette, tugev tõuge taha. Käed hoiame õlgade laiuselt, kepi ülemised otsad on alumistest eespool, löök lumme ikka siin klambri juures enam-vähem. Kasutame seda sõiduvarianti laugematel, kiiretel ja isegi võib-olla kergelt allamäega osadel, kus hoog on hästi suur. Mõningad harjutused siis uisusammu täiustamiseks või kinnistamiseks või tasakaalu parandamiseks. Et praegu näeme siin pool uisku. Kui ka jälge ei ole, saab ka ilma jäljeta teha libiseval jalal, mis antud juhul oli jäljes, võiks olla ilusti keharaskus sinna peale kantud. Keharaskus ilusti nii-öelda otse liikuvale jalale ja tõuge samaaegselt jalatõukega, mis sõidab uisku. Kõiki neid sõiduviise võiks hakata õppima alguses üldse ilma keppideta, et saada see jalgade töö ja libisemise tunnetus kätte. Nii, esimesena võib teha näiteks käed põlval, natukene jalast alla. Seda võiks eriti teha nende lastega, kellel kipub jalatõuge hästi selja taha minema. Niimoodi, kui me jalast alla laseme ennast, surume me oma kanna ilusti suusa peale ja saame tõuke teha täistallalt. Nii, järgmiseks käed selja taha. Saab rahulikult mõelda ainult oma jalatõukele. Ikka täistalt tõukab, suus kogu aeg libiseb. Mida pikema libisemise saavutame, seda parem. Järgmisena käed käima, nagu uisutades. Siin sirutame vastas käe, vastas jala ette. Natuke enda eest diagonaalselt läbi. Viime keharaskuse ühelt jalalt teisele. Siis võib võtta kepi enda ette rinnakõrgusele või panna turjale. Et ülakeha ei hakkaks liigseid liigutusi tegema ja saab silmajunurgast jälgida, et see kepp ei kõiguks üles alla, vasakule paremale, ette taha, vaid jookseks maaga paralleelselt. Nii erinevaid sõiduviise õppides võiks neid teha alguses ilma keppideta. Kas need kepid on siis hoitud niimoodi poole pealt kinni, et nad on sinuga ikkagi raja peal kaasas või jätad nad üldse raja äärde maha. Nii, ja paaristõukelist kahesammulist saab samamoodi teha. Ühe jala peal käed ees, teise jala peal käed taga, ilma keppideta. Ja kui õpetaja näeb, et rütm on paigas, käsi ja jalg teevad omavahel koostööd, võib alati teha ühe kepiga, teise kepiga, leida kumb jalg siis on see õige ja kumb käsi, kumma jala peal käed ees, kumma jala peal käed taga, siis 2 kepi kätte ja ringile. Aitäh kõigile vaatamast, kindlasti on avastamisrõõmu ja harjutusi veelgi mida teha, aga eks kõike seda saate ka natuke ise veel juurde lugeda ja leiutada. Head libisemist ja näeme rajal!